Vaadake, kui palju pealtvaatajaid istuvad, vaatavad, ootavad. Kaks ohvrit. Ja üks inimene. Kes julgeb vahele sekkuda. Kas olete kunagi puutunud kokku sellise olukorraga? Küsin ma teilt. Kindlasti olete. Kas olles ise kiusatav, kiusaja, pealtvaataja või pealtvaataja lisaks vahele sekkuja? Meie arust on kool juba väga põnev IT-valdkonnas. Mõni kool on seda natuke rohkem, mõni kool on seda natuke vähem. Kuid millest puudu jääb? See on turvalisus. Turvalisus meie ümber. Seda ei loo meie eest ei politsei, Eesti riik, ei ükski organisatsioon, ei ükski ühendus. Seda loome ainult meie. Meie eesmärk on panna õpilased nägema nende ümber seda, mis seal on iga päev. Pealt näha võõras inimene, kellega kohtutakse iga päev, kes saab haiget iga päev. Kas sina julgeksid seda olukorda muuta? Kooli kiusamise vähendamiseks on väga lihtne võimalus. Kiusatav saab anonüümselt sisse logida keskkonda. Ta saab oma loo saata anonüümsele kaitsele, kes on tema kaasõpilane, kes on võib-olla vanemast klassist, kes on võib-olla isegi nooremast klassist, kes on võib-olla tema klassikaaslane või isegi pinginaaber. Aga keegi, kes teda kaitseb, sest et meil on vaja kaitsta neid, kes ei saa ennast ise kaitsta. Kiusatav saab saata teate oma kaitsjale. Ta saab kirjeldada, mis juhtus, millal juhtus, kus juhtus, mis edasi sai. Detailid on tähtsad. Seejärel saab kaitsja täpsustada. Ta saab uurida lähemalt, kes see oli, küsida vihjeid. Ta jälgib seda inimest, keda ta teab ainult keskkonna põhjal. Tähtis on, et kaitsja ei kasutaks oma kohust, et ta ei läheks nii-öelda nurga taga küsima, et mis sa tegid, miks sa seda tegid. Tähtis on, et me saaksime sellele olukorrale peale sattuda. Kõige valusam kiusaja jaoks on see, kui teda haavatakse tema rünnaku ajal. Me paljastame sellega küll kaitsja, kuid me hoiame ära äkki järgmise kooli tulistamise.